Tervist! Mina olen Karoliina Kudelina ja ma olen Viirumaa kolledži teadur. Ja ma räägin siis teile natuke roheliste energiatehnoloogiate erialast. Aga Henri vist räägib teile rohkem Tallinna erialast ja meil on 2 peaerialat. Üks on Tallinnas ja üks on Kohtla-Järvel. Mina räägin siis, mida õpetakse Viirumaa kolledžis Kohtla-Järvel. Nii. Kõigepealt siis räägin teile, kus asub Viirumaa kolledž, et võib-olla keegi ei tea. Et Viirumaa kolledž on siis Tallinna Tehnikaülikooli osa, mis asub Ida-Viirumaal, Kohtla-Järve linnas. Ja kuna piirkond on ajalooliselt on seotud energeetikaga, ja siis õppe- ja teadustegevus on tihedalt seotud tööstuse vajadustega. Ja kolledžil on siis tugevad koostöösuhted kohalike ettevõttega ja Ida-Viirumaal tegutseb päris palju erinevaid firmasid. Ja minu jaoks on nagu suur tugevus, kuna praegu ise juhendan 10 magistranti, kes plaanib lõpetada sel kevadel magistratuuri. Ja siis ma võin öelda, et nende tööd on hästi praktilised, et paljudel need lõputööd on seotud just ettevõttega, aga paljud ise tahavad midagi teha ja ma võin öelda, et nad teevad päris asju. Ja see on tõesti äge, et Viirumaa kolledž toetab seda. Nii. Viirumaa kolledžis on tegelikult 3 magistriõppekava, aga ma räägin siis roheliste tehnoloogiate erialast ja meil just see PA-eriala 2, mis on rohelised energiasüsteemid ja mikrovõrgud. Ja see eriala keskendub just taastuvenergia lahendustele ning nende integreerimisele elektrisüsteemidesse. Ja siis ma räägin, mis on need õppevaldkonnad, et tegelikult see temaatika on suur ja lai. Võib õppida salvestustehnoloogiat ja virtuaalreaalsust kasutamist energeetikas. On väga palju aktuaalseid teemasid, samuti õpitakse analüüsima energeetikasektori arengut, arendama uusi materjale. Et ma ise juhendan neid projekte ja ma võin öelda, et need teemad on väga erinevad ja pigem sõltuvad tudengi huvist, et näiteks üks tudeng mul uurib, kuidas mikrotuulikud sobivad linnaruumi. Paljud tunnevad huvi just vesiniku vastu, et nad uurivad seda potentsiaali Eestis. Isegi lainenergeetika on üks projekt oli. Et selles mõttes väga palju projekte seotud päikeseenergeetikaga. Paljud tegelevad majandusküsimustega. Et selles mõttes valdkond on suur ja lai ja et igaüks leiab võimaluse panustada. Ja siis räägin täpsemalt õppekorraldusest, et õppetöö on hästi paindlik, ütleme nii, et tudengitel on võimalus ühendada õpingud tööeluga, et selles mõttes tööõppe ja isikliku elu balanss on korras, et sessiooniõppe tähendab, et loengud ja seminarid toimuvad kindlatel nädalavahetustel. Et see jääb piisavalt aega iseseisvaks tööks ja pigem on päris palju praktilisi ülesandeid. Ja ma tean, et mõnedel on küsimus, paljud küsivad, et mida teha, et ma ise olen Tallinnas ja aga õpingud toimuvad Ida-Viirumaal, et ma olen ise pärit, ma elan Tallinnas, originaalselt ma olen pärit Ida-Viirumaalt tegelikult, aga nüüd ma töötan Viirumaa kolledžis, et ise tudengid ütlevad, et ei teki üldse probleeme aja korraldamisega. Siis me saatsime laiali ka käsitluse magistrantidele, et kes praegu lõpetavad meil ja palusime neilt vastata küsimustele.
et miks peab tulema sellele erialale õppima. Ja paljud ütlesid, et see eriala on silmaringi avardav ja pakub võimalust keskenduda just sellele, mis teil päriselt huvitab. Eriala pakub erinevaid väljakutsed, annab suurepärase võimaluse panustada rohepöördesse ja mis kujundab meie tulevikku ja aitab teha meie maailma paremaks. Siis tudengid on öelnud, et nendele on väga meeldinud erinevad külalisloengud, mis oli õppekavas ja nad on kiitnud projektide kirjutamist, uurimistööde koostamist, teadusartiklite töötamist, et nad mainivad, et nad said päris palju teadmisi oma õpingute ajal. Tudengid on öelnud, et projektiained olid väga huvitavad, et nendel oli just see võimalus tegeleda oma asjadega, just need teemad, mis pakuvad huvi. Ja tudengid on öelnud, et personal oli toetav, et mis iganes probleem teil oli, et me lahendame seda, me aitame, me toetame, et tõesti oli väga vahva õppida. Ja ühesõnaga pakub tagasiside põhjal magistrikava väga suurt huvi, et võimalusi keskenduda just nendele teemadele, mis enim huvitatud ja programm oli huvitav, kasulik ja paindlik, et võimaldab põnevat õppimist. Et siis väike kokkuvõte, et see on magistriõppe, rohelised energiatehnoloogiad ja mikrovõrgud, see on siis peaeriala 2. See kestab 2 aastat, see on sessiooniõpe, mis toimub nädalavahetustel, toimub Kohtla-Järvel ja siis astumise tingimused on kõrgharidus, loodus- ja tehnikateadustes, aga võimalikult ka erandid, et tegelikult ma võin öelda, et meie programmis õpivad erinevad inimesed, erineva taustaga, et lihtsalt nad soovivad just jätkata rohepöördega. Ja siis on vaja teie CV ja vestlused toimuvad 4 korda ja enne järgmist programmi alustamist. See oli vist minu viimane slaid. Jõudsin 10 minutit. Nii, ma arvan, kui teil on küsimusi, siis võime pärast rääkida, et ma annan siis sõna Hendrile. Mul ei ole slaide. Ja. Tere kõigile. Mul tõesti ei ole täna slaide, nii et ma räägin siis jooksvalt. Ma saan aru, et tänase kokkutuleku põhjus oli see, et motiveerida teid tulema magistrisse ja ma arvan, et seda saab teha 2 viisil, kui ma mõtlesin, kui ma sõidan siia. Esimene viis on see, et ma küsiks teilt saate tegelikult endalt küsida, miks te tahate tulla üldse magistriõppesse? Et mõtlege võib-olla korraks hetkeks, mis on see miks te peaksite üldse tulema siia magistriõppesse, sest et ma saan nüüd rääkida oma loo ja ehk sellega ka inspireerida teid. Sest minu miks oli see, et mina lõpetasin oma bakalaureuseõppe TTÜ-s siis 22 aastal tootearenduse ja robootika erialal ja ma sain ka tegelikult tolle aasta lõpus ma sain siis arengufondi stipendiumi ettevõtluses Scanfil. Esialgu ma olin väga õnnelik, sain ilusti tööle siis Pärnumaale, Pärnusse täpsemalt metallitööstusesse, tegelikult ettevõtte ülikõva. 600 miljardit oli tol hetkel selle ettevõtte väärtus, mitte 600 miljardit, vabandust, 600 miljonit. Ja mina sattusin sinna tööle kui protsessi insenerina. Küll aga päris kiiresti ma jõudsin selle järelduseni, et seal protsessi inseneri, ma ei ütle midagi halba sõna, aga ma reaalselt liigutasin seal euroaluseid. Ja siis ma mõtlesin, et kas ma tõesti 3 aastat õppisin selle jaoks, et euroaluseid liigutada ja põhimõtteliselt ütelda tootmistöötajatele, et see on nüüd siis kõige parem viis, kuidas toota neid tooteid seal liini peal. Ja siis ma istusin seal kontoris ja mõtlesin, et okei, mis see järgmine samm on. Ja eks mul siis kaua ei läinud, kui ma sain aru, et minu vastus on magister. Järgmine küsimus, mis magistri eriala? Ja siis
kuna enda huvi on ka natuke ikkagi investeerimise vastu, nagu tänapäeval see popp on, eks ole, siis sain aru, et tegelikult ju tegelikult see rohemaailm on ju päris kiirelt buumimas ja tegelikult see oli 22 aasta. Nii et kui me oleme tegelikult aastasse 22 aasta tagasi, siis ju olid need päris kõrged elektrihinnad. Meil olid igasugused solarpaigaldused olid nagu suur teema ja me tegelikult nii-öelda see kogu maailm suundus sinna poole. Ja noh, eks me oleme ju selle õppekavaga rohelised energiatehnoloogiat ju proovinud ju justkui luua insenere maailma, kes saaksid neid probleeme siis lahendada, mis siin maailmas on ja ma luban teile, neid probleeme on, mida teil lahendada on. Ja ma peagi siis käisin Kaitseväes ära, ma tegelikult vahepeal käisin ka Kaitseväes ja tulin tagasi nii-öelda siis sinna samasse Scanfili. Liigutasin veel paar kuud euroalusid seal ringi ja seejärel siis ütlesin neile, et selge, mina lähen nüüd Tallinnasse tagasi ja siis nad ütlesid, et oot, kus sa lähed? Ja siis ma ikkagi tõukasin ennast sealt lahti ja tulin õppima 1. septembril nii-öelda siis 23 aastal rohelised energiatehnoloogiaid TTÜs ja minu seiklus nii-öelda sai alguse. Ja mõistagi, mis siin salata, ma ütlen teile kohe ära, et ega mu palk seal nagu väga kõrgega ei olnud, ehk siis nii-öelda bakalaureusena ja ma mäletan väga hästi bakalaureuse aktuselt, kuidas Henrik Voll ütles, et ka ühe inspireeriva lause, mis võib-olla on ka kellelgi teile täna see inspireeriv, et nii-öelda 33% on keskmiselt magistriõpingute lõpetajal kõrgem palk kui bakalauruses. Nii et võite endale võtta selle nagu mõtte kaasa, mind see kindlasti inspireeris. Ja 1. septembril ma siis nii-öelda alustasin ka kooli. 13. september siis selle nii-öelda väikese vahemiku ajal augustikuust kuni septembri alguseni mul oli olin Tallinnasse tulnud oma nii-öelda säästudega ja mõtlesin, et läksin isegi veel TTÜ ühikasse, elasin koos veel sõbraga. Täna ma võin seda öelda, et tegelikult ma nii-öelda üürisin seda oma parimalt sõbrad, kes oli nii-öelda koos temaga nagu hankinud endale siin ühikatoa ja ma tegelikult natukene petsin TTÜ-d selles osas, aga ma maksin oma sõbrale ja elasin tema nime all. Ja siis ma tegelikult pidin kuskilt raha kiirelt teenima, nii et 13. september ma tegelikult läksin tööle ettevõtluses SolarStone. Ja noh, see on ka omaette pikk lugu ja äge lugu. Ettevõte SolarStone, mida ta teeb, ma nüüd tegelikult kaaperdan kiirelt arvuti, et saada teile paremat pilti anda. Nii, väike reklaam. Ehk siis SolarStone on Eesti ettevõte, kes tegelikult teeb siis nii-öelda päikese integreeritud lahendusi. Neil on 3 tüüpi lahendust, neil on nii-öelda siis nad integreerivad siis nii-öelda päikese lahendused kõik siis nii-öelda katusesse sisse. Ja need kusjuures, mis on äge on selle asja juures see, et selliseid ettevõtteid, kes integreerivad lahendusi nii-öelda katuste sisse Euroopas on umbes 10 jagu. USA's on ma olen lugenud kokku umbes 7 nii-öelda tõsist konkurenti. Ja mina sattusin sinna ettevõttesse siis nii-öelda katusetoodete tootejuhina ja siis tegelikult 23 aastal kevadel oli siis Raul Kirjanen, kes on ka suke suur Eesti nimi nii-öelda ärimaastikul, oli siis teinud nii-öelda siis investeeringu sellesse ettevõttesse. Ja siis tegelikult see nii-öelda selle najalt ma ka sinna tööle sain suures pildis. Ja pärast seda tegelikult on nii-öelda ettevõte, see on siis autovarjualune nii-öelda, mis siis saab nii-öelda laadida ka siis autosid otse siis nii-öelda solar energy pealt. Ja ühesõnaga oligi, siis ma tegelikult õppisin ja töötasin samal ajal ja ma saan aru, et ka vist on mureks olnud see, et kas see päevaõppe, mis Tallinnas on nagu selline, kus tegelikult oleks võimalik nagu õppida ja töötada samal ajal ja seda päevaõpet siis võimalik teha, siis ma saan teile lubada, et kui te tahate seda ja te soovite seda saavutada, siis te saate seda nagu täiesti kindlalt, sellepärast et lisaks sellele, et ma ka töötasin SolarStone'is, siis ma tegelikult tegin veel oma ettevõtlust sama veel peale. Ehk siis mul oli 5 Airbnb-d, mida ma haldasin üle Tallinna. Nii et ma käisin koolis,
ma tegin Airbnb-sid, ma käisin Solarstone'is ja tegelikult ma 2 aasta jooksul elasin väga kiiret elu, aga kõik sai tehtud ja edukalt. Ehk siis ma väga julgustan teid kindlasti tulema selle päevaõppesse ka, et kõik on võimalik, lihtsalt ärge andke alla. Ja põhimõtteliselt 2 aasta lõpuks oligi niimoodi, et siis eelmise aasta suvel ma sain siis lõpetatud õnnelikult siis rohelised energiatehnoloogiad ja ma ütleks täitsa isegi edukalt. Ma usun, et tegelikult kui ma ei oleks samas kui tööl käinud ja ma ei oleks seda ettevõttes teinud, ma oleks ka saanud cum laude. Nii et see on mõttekoht, kellele, mis on võimalik, et saate siis igaüks oma nii-öelda eesmärki poole püüelda. Vot. Ja ma arvan, et see oligi minu nagu rännak siiamaani põhimõtteliselt, et ma loodan, et see inspireerib teid ja usun, et teil on väga suured võimalused ja kõik ees, kui valite rohelised energiatehnoloogiad TETÜs. Ja, aitäh! Tänan selle võimaluse eest esineda siin ja mul on tõesti hea meel, et Karoliina ja Henri enne rääkisid rohelised energiatehnoloogiate õppekavast. Mina olen samuti Virumaa kolledžis, olen vanemlektor ja säästvad keemiatehnoloogiad magistriõppekava programmi juht ja keskendun oma ettekandes sellisele võimalusele, et mida üldse keemiaga on võimalik teha. Ma saan aru, et hiljem saavad programmijuhid veel sõna, siis ma natukene räägiksin nendest vastuvõtu tingimustest ja õppimisest, et ma olen ka esineja rollis täna. Aga jah, kindlasti. Ja ei lähe, jah. Keemia üldiselt on selline väga huvitav ja lai teadusvaldkond. Mul endal on keemias päris palju kogemust ja olen üle 10 aasta töötanud teadlasena keemias ja nüüd siis Virumaa kolledžis selle säästvad keemiatehnoloogiad õppekava programmi juht ja me oleme tõesti viimane aasta-poolteist oleme kurja vaeva näinud, et see õppekava ilusti ümber struktureerida, ka nimetus on õppekava luus ja seal on väga palju huvitavaid õppeaineid erinevaid. Aga täna ma räägiksin sellisest huvitavast keemia valdkonnast nagu vee puhastamine läbi keemiliste ühendite. Ja mul endal prille peas ei ole, siis ma neid slaide nii hästi ei näe, et ma piilun siit arvutist natuke, aga põhimõtteliselt reovett on võimalik puhastada erinevate keemiliste meetodite kaudu. Näiteks aktiivsüsi, liiva- ja kruusafiltrid, membraanid, kloor ja muud desinfikatsioonivahendid, osoon, UV-valgussüsteemid, tseoliidid, lubjakivi ja nii edasi. Ja siia lõppu ma olen märkinud, et orgaanilised materjalid, sealhulgas makrotsüklid on ka võimalik reovee puhastamiseks kasutada. Ja täna ma räägiksin natukene makrotsüklitest. Siin on toodud veel teised orgaanilised ühendid, mida kõike vee puhastamiseks on võimalik kasutada ja tooksin välja näiteks kitosaan, mis on vähi koorikust sünteesitud ühendid, saepuidu hake, seened samamoodi. Võime ka apelsin ja banaanikoori kasutada, orgaanilised ühendid, mida me võime kasutada reovee puhastamiseks. Aga need samad makrotsüklilised ühendid on siis üks lahendus. Ja makrotsüklid on saanud 2 Nobeli preemiat. Esiteks siis 1987. aastal said Graham, Lehn ja Pedersen said Nobeli preemia makrotsüklite sünteesi eest. Ja 2016. aastal said Savage, Stoddart ja Feringa said rotaksaanide töö eest Nobeli preemia. Siin slaidil ongi toodud need makrotsüklilised struktuurid, on sellised keemilised molekulid, mis on tsüklilise struktuuri ja tsüklilise arhitektuuriga. Ja sellel järgmisel slaidil on toodud need rotaksaanid, milles samuti antikeemias Nobeli preemia. Need on sellised tsüklilised molekulid, nende lineaarsete molekulide peal ja seal on võimalik siis neid liigutada ühes või teises suunas.
ja neid samu makrotsükleid on võimalik reovee puhastamiseks ka kasutada. Reovees võivad olla erinevad patogeenid, alates viirustest, bakterid, samamoodi võivad reovees olla erinevad keemilised elemendid, metallid, orgaanilised ühendid ja muud ühendid, mis siis saavad meil, mis vett reostavad ja puhta joogivee olemasolu maailmas üks suurimaid probleeme. Paljudes riikides ei ole puhast joogivett ja inimesed peavad käima seal kilomeetrite kaupa iga päev, et saada enda joogivesi kätte. Ja siin ma tooksin mõned näited sellest, kuidas me saame makrotsüklit kasutada selleks, et kemikaal läheb makrotsükli õõnsusesse ja me saame selle makrotsükli sees selle kemikaali eemaldada reoveest. Siin on üks selline näide, kus tseesiumi metalli kation eemaldatakse veest. Siin on teine näide, kus raskemad metallid eemaldatakse veest ja kolmandas näites kasutatakse ka süsinik nanotorusi selleks, et vett puhastada. Järgmistel slaididel on toodud mõned keerukamad süsteemid, sellised kristallsed, suuremad struktuurid, mis võimaldavad mis sisaldavad makrotsükleid ja võimaldavad läbi selle erinevaid pollutante või saasteühendeid veest eemaldada. Ja siin on ka minu enda töö, teadustöö, mis ma olen teinud Tallinnas Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudis, kus meie oleme uusi makrotsükleid sünteesinud ja oleme teinud sellise parakvati ehk tuntud taime mürgi herbitsiidi eemaldamisvõimaluse puhtast, et saada puhas vesi. Ja need näited siis illustavad seda, et mida kõike on võimalik keemiaga teha, seda kõike õpitakse selles säästvad keemiatehnoloogiate õppekavas. Ja siin olen toonud ka mõned mõõtmismeetodid nagu tuumamagnetresonantsspektroskoopia, mis kasutab sama meetodit nagu haiglas MRT, kui inimene kompuuter läheb magnettomograafi, siis meie saame selle sama tehnoloogiaga molekule ja struktuure uurida. Ning samuti kristallograafia ja röntgendifraktsioon, kus me kasvatame nendest keemilistest elementidest kristallid ja röntgenkiirgusega difraktsiooni kaudu mõõdame nende kristallistruktuurid. Seda saab kasutada muuseas ka näiteks DNA struktuuri määramisel. Ja lisaks on siin õppekavasse lisandunud huvitavad õppeained tuumatehnoloogiast, et me õpetame esimesena Eestis õppeaineid kiirguskaitse ja tuumatehnoloogia alused ja sissejuhatus tuumaenergeetikasse. Sellised õppeained on seal õppekavas siis ka võimalik õppida. Ja tänan teid kuulamast ja hiljem veel natukene räägiks selle õppekava kohta ka. Aitäh! Tere! Mina olen siis Liina ja räägin keskkonnatehnoloogiast alaste hariduse vajalikkusest kestlikkuse valdkonnas, peamiselt siis sellest, et kus ma praegu töötan, mis teadmisi ma ülikoolist sain ja mis ma olen juurde õppinud. Et hetkel töötan niisuguses ettevõttes nagu Energix. Me oleme konsultatsioonifirma, kus me teeme erinevaid analüüse, ka lisaks auditeid, toetuste taotlemist, hankeid ja nii edasi. Mina olen siis analüüsitiimis, teen siis energia- ja ressursiauditeid, roheauditeid, erinevaid hinnanguid, mis on toetuste taotlemisteks vaja ettevõtetel, ka jalajälje hindamist, ESG-d ja muid analüüse. Mina siis käisin magistris, kui oli veel keemia- ja keskkonnakaitse tehnoloogia. Nüüd on siis uus õppekava keskkonnatehnoloogiad ja strateegiad. Peamiselt sel ajal vähemalt oli rõhk siis erinevatel tehnoloogiatel, bilanssidel, keemial, reaktsioonidel, termodünaamikal, eriti siis erinevad veepuhastusmeetodid, pinnapuhastusmeetodid, õhupuhastusmeetodid. Sai ka laboris neid erinevaid
tehnoloogiaid katsetada, mõõtmisi teha ja käsitleti ka mõningaid keskkonnaalaseid seadusi, piirnormi ja muud sellist, näiteks veeseadused ja nii edasi. Üldiselt sai arusaama keskkonnatehnoloogiast kui ka üldisest tehnilisest arusaam. Lisaks sellele, mis saasteained on, kuidas need keskkonda mõjutavad ja ka seadusandluses oskasid orienteeruda ja leida vajalikku üles. Oma töö käigus muidugi pean pidevalt juurde õppima, et järjest tulevad keskkonnaala uued direktiivid, uued suunad, viimasel ajal on siis ESG ja kestlikkusaruandlus tulnud väga aktuaalseks ja sellega seoses ka jalajälje arvutamine. Et praegu, nagu eelnevalt mainisin, teen neid ei kahjusta oluliselt ja kliimakindluse hinnanguid. Siin on siis joonisel ka näide ei kahjusta oluliselt analüüsi temaatikast, kuidas seal on erinevad kliima, vee, ringmajanduse, saaste ja ökosüsteemide temaatika, millest peab siis olema teadlik. Lisaks on hetkel väga populaarne just see CO2 jalajälg nii teenuste, toodete, organisatsioonide kui projektide raames, et näidata konkurentsivõimet, et näidata, et ettevõte on jätkusuutlikum, ettevõtte toode on parem kui konkurentidel ja nii edasi. Sellega seostub ka olelusringi hindamine, mis on nüüd jalajäljest laiem, seal on veel erinevaid parameetreid ja need on siis teemad, mis olen võib-olla juurde õppinud töö käigus, aga siia tõin siis kaks õppeainet juurde, kus siis neid teemasid ka uues õppekavas käsitletakse. Ja kuna pidevalt on uued direktiivid, piirnormid, millega peab pidevalt olema kursis, siis ka praegu tulevad järjest keskkonnaparameetrid hangetel, et konkurentsivõime säilimiseks peab ka nendega arvestama. Lisaks on siis ringmajandus, igasugused uued tehnoloogiad nii toodete tootmisel kui ka sellel, et vett puhastada, õhku puhastada, et ettevõte oleks võimalikult keskkonnasõbralik. Ning viimase aja siis trend on see kestlikkusaruandlus, kus siis antakse aru organisatsiooni erinevatest jätkusuutlikkuse ja keskkonnalastest aspektidest, kuidas siis hoitakse vett, milline on jalajälg ja nii edasi. Ja siia tõin jällegi mõned õppeained siis uuelt õppekavalt välja, mis sellega seostuvad. Et keskkonnamõjude hindamine, strateegiad, ringmajandus, kõik on kajastatud. Ja kui siin oli varasemalt direktiividest, siis ma tõin ka rohepesu direktiivi välja, mis siis on väljatöötamisel, kuna selle eesmärk on siis vältida seda, et ettevõtted ei valetaks oma tegevuse kohta, et nad ei kasutaks ebaausaid turundusvõtteid, et nad ei peidaks oma tegelikke mõjusid ja ei kasutaks valemärgiseid näiteks. Et siin on siis pildil ka toodud, et on olemas sellised usaldusväärsed märgised ja on ka mingid märgised, mis ettevõtted on ise välja mõtlenud ja panevad oma toodetele. Ja kokkuvõtteks siis, et ettevõte peab aru saama oma mõjudest, peab aru saama, mida reklaamib ja tal on vaja neid töötajaid, kes sellest aru saavad ja õiget infot aitavad edastada. Ja see on minu poolt kõik. Nii, hästi. Töötab. Minu siis ettekanne siin on ka vaikselt alguses, keskendume minule. Räägime, mida ma teen, kuidas ma sinna sain ja siis vaatame, mis osa sellest oli siis TalTechi siis väike tõuge minu arengus. Kui te vaatasite seda evendi andmeid, siis mul oli seal kvaliteedijuht, et reaalsuses olen ma siuke nagu hunt kriimsilm, tegelikult olen ma kvaliteedijuht, ma olen ohutusjuht, ma olen jätkusuutlikkuse juht. Reaalsuses ma olen ka veel rohetiimi juht, green tiimi juht, aga kuna see ei ole kuskil ametlikult paberitel, siis seda ma siin ei hakka mainima, et siis mitteametlik green tiimi juht ka, kus mul on 12 liiget, kellega me teeme ka siukest jätkusuutlikkuse asja.
Nii, minu haridustee, Viljandi poiss, väiksest maakohast, 1–12. klass oli siis standardselt ikkagi Karl Robert Jakobson nimeline gümnaasium. Gümnaasiumis oli mul siis matemaatika, füüsika eriklass. Matemaatikas väga hea polnud, füüsika mulle väga meeldis. Kuidagi kokku saime need 4 peale kätte ja oli tore. Bakalauruses tulin ma puidu- ja tekstiilitehnoloogiasse. Reaalselt tegelikult seal on 1 aasta vahel. Ma tegelikult esimese aasta käisin Tartu Ülikoolis, aga kuna on konkureeriv kool, siis ma ei hakka seda mainima. Käisin Tartu Ülikoolis 1 aasta. Sain asjadega hakkama, aga pidutsemine hakkas kooli segama. Mõtlesin, et vahetan kooli. Tartus oli liiga palju toredat aega. Mõtlesin, et niimoodi ei saa jätkata. Tulin siis, kandsin ennast üle TalTechi. Tulin ainetega üle ja tegin siin edasi. Põhimõtteliselt sama puidutekstiilitehnoloogia on küll seal kraadi peal, aga seal on ka materjalitehnoloogia. Ehk siis reaalsuses need ained kattusid, sain ilusti üle tulla, kandsin aineid üle, oli siuke hea kerge. Magistrikraadina oli siis meil muudeti nimesid, päris mitu korda siin, kui me isegi bakas olime, muudeti nimesid. Magistriks oli mul siis puidu plasti tekstiilitehnoloogia ja mina valisin siis selle plastitehnoloogia osa, kus mul oli suunaks siis polümeeri ja plastikeemia tollel hetkel. Ehk siis polümeerid, plastid mind huvitasid. Tööelu ka, mida ma tegin siis? Alaealisena muidugi malevad, mis iganes toodete pakendamised, abitöölised. Bakalaureuse ajal jällegi, kui ma tulin Tallinnasse, siis kuna mul tarkust ei olnud, mul jõudu oli, siis väga ametialasele kohale minna kohe ei saanud. Olin siis aknapaigaldaja ehitusel, paigaldasime aknaid. Olin juba natukene aega bakalauruses mingeid teadmisi omandanud, kandideerisin siis Krimeltesse ehk Benosil Eestisse, kandideerisin kvaliteedikeemikuks. Ehk siis see oli minu esimene kokkupuude reaalse keemiaga. Seal oli küll polüuretaanvahud ja silikoonid. Ma arvan, et Benosili tooteid olete kasutanud, käes hoidnud. Erinevad ehitusasjad. Põhimõtteliselt segasime kokku valemeid. Meil olid olemas vanemkeemikud, kes tegid valemeid, mõtlesid välja targemad inimesed. Meie siis segasime reaalselt laboris neid valemite põhjal, segasime neid materjale kokku, survestasime gaasiga, tegimegi siuksest käsitsi valmistatud silikoonid ja polüuretaanvahud. Siukeste teemadega tegelesime. Magistri siis, ma arvan, et esimese aasta poole peal mulle see kvaliteedikeemiku teema enam nagu väga hästi ei läinud või ei läinud peale mulle, selles mõttes, et tore oli seal ikka, aga mulle see eriti ei meeldinud. Sellepärast, et see oli siuke suhteliselt tuim, lihtsalt valemi järgi asjade kokku segamine, päevast päeva suhteliselt sama, kas silikoonid või polüuretaanvahud, midagi muud nagu vahele sinna ei tulnud. Kõik katseid oli vähe, selles mõttes ei olnud nagu siukest vaheldust. Siis jällegi kutsus mul üks sõber Pipelife Eestisse, ütles, et neil oleks vaja ühte laboritehnikut. Et laboritehniku ülesanded siis Pipelife Eestis on siuksed mitmekülgsemad ja lähevad ka natuke rohkem, läksid kokku selle siis puidu ja polümeeri ja plastiteadusega, mida ma õppisin siis keemiaga. Mõtlesin, et lähen proovin, läksin kohale. Oli väga tore, siiamaani olen seal, soovitan. Mida mina teen igapäevaselt siis? Kuna mul on ameteid on väga palju, siis alustades siis laboritehnikuna siis põhilised teemad olid alguses oli valmistoodete katsetamine, tooraine katsetamine, kogu see teema. Muidugi kõik tuleb protokollida, tuleb katseraportit täita. Katseraporteid küsivad nii kliendid kui ka audiitorid, kui ka vahepeal harva ka kliendid, suuremad projektid. Tegelesin põhiliselt nendega. Nüüd siin saaks ka väga hästi ära mainida, et enamus katseid, mida ma tegin nende toodetega, siis torudega, Pipelife Eesti toodab plasttorusid, kanalitorud, survetorud, kaablikaitsetorud. Et enamused need katsed me tegelikult reaalselt koolis tegime magistri ja bakalaureuse jooksul läbi, ehk siis näiteks MFR-i katse. MFR-i me tegime päris mitmeid kordi siin praktikumide ajal. Meil oli seal DSC-d, kus me mõõdame siis materjalil, siis selle antud juhul siis tooraine siis sisaldust, mis seal on, mis erinevaid kriite on näiteks, testime ka konkurentide omasid, ehk siis mida näiteks konkurendid kasutavad, kui palju nad panevad kriiti sisse, talki sisse, antioksidanti, libestit, mida iganes. Selle testimine on meil siuke ka väga tihe.
Paindelastusmoodul, teil on ka siin siuke survevaluseade olemas, millega te teete katsekehasid, tüüp 1 katsekehad, nendega tehakse siis ka paindelastusmoodulit, tõmbekatseid. See oli ka kõik TTÜs juba varasemalt läbi tehtud, polnud mulle midagi uut. Enamus asjad, mis olid siis siukse polümeeri ja plasti keemiaga seotud siis katseasjad, kõik oli sul siin suhteliselt praktikumides läbi tehtud. Sain päris enesekindlalt peale minna ja nagu näha, siis enesekindlus suhteliselt maksis ära ka ja need teadmised koolis, sest ma olin laboritehnika ainult 2 aastat, siis ma hakkasin kvaliteedijuhiks. Ja kvaliteedijuhina siis enamasti, millega mina tegelen nüüd igapäevaselt, on siis sertifikaadid, deklaratsioonid, TDS-id. Põhimõtteliselt võtan paberid ette, vaatan siis materjalide näiteks tihedusi, voolavust, OIT aega, kunas siis on põhimõtteliselt materjal siis täiesti ära söestub. Hindame selle järgi siis materjalide sobivust meie tootmisse, kõike kasutada ei saa. Liiga madal tihedus tuleb siis meie seadmetes toru liiga kergelt välja, nagu värvi põrandale plörtsti, ei saa sellest toru vormida. Liiga suur tihedus, lähevad seadmetel, lähevad rõhud sees suureks, et selles mõttes plasti siis ekstrusiooni tootmisel rõhud, mis on seadmetes, on 300 barri, ehk siis on umbes 150-kordne teie rehvirõhu nagu rõhk. Ehk siis kui see läheb veel üle 400 barri juurde, 500-600 juurde, seadmed võivad plahvatada, need on puhtalt metallist seadmed, 600 barrise rõhu juures, kui metall plahvatama peaks. See on suhteliselt jõhker, see läheb läbi seinte, katuste, inimeste ja kõige. Et väga tähtis on see materjalivalik. Auditid, tooteauditid, ISOs auditid, et see kuulub kvaliteedijuhi juurde. Erinevatele audiitoritele, meil käib neid aastas, tuleb mingi 10 auditit umbes, käivad kohal, näitan siis meie testitud materjalide tulemusi, meie toote tulemusi, kõik siuke sellega seonduv, mida kindel audiitor tahab. Erinevatel toodetel erinevad audiitorid, ka ISO süsteemidele, ISO 9001, 14001, 50001, mis on siis kvaliteedijuhtimissüsteem, energiajuhtimissüsteem ja keskkonnajuhtimissüsteem. Ka need audiitorid käivad mul külas. Näitame samamoodi ka ette igasuguseid asju. Et kui siin räägite väga palju ESG-st ja siuksest keskkonnasäästlikkusest, siis jah, see on väga suur teema, et ka EPD-d näiteks toodetele, kui siin tooteid mainiti, et ka meie toodetel on turul see konkurents, et me peame siis andma edasi siis siuksed EPD-sid, Environmental Protection Declarationid, kus siis on peal kirjas, et palju selle toote tegemiseks, ehk siis alates sellest, kui seda hakati nüüd sulatama sealt toormaterjali tehasest, kuni läheb auto peale, autoga meie väravasse, meie paneme lisandid, sulatame ümber, teeme toruks ja läheb platsi peale. Kogu see rada peab olema siis, see CO2 jalajälg peab olema välja arvutatud, et ka sellega tegelen. Väga tore siuke roheasi, et käisin ka Kliimaministeeriumis seal ehitusmaterjalide liidu, ehitusmaterjali tootjate liidu istumisel, et see on väga tore, me kõik päästame maailmat. Kasu sellest võib-olla nii palju ei ole, aga suurele korporatsioonile, kui me nüüd rääkisime siin, et oleme paremas nimekirjas kuskil, siis suured korporatsioonid kõik võistlevad ka sellega, et siis saab ka paremaid laene, paremaid laenutingimusi, et see roheasi ei ole nagu niisama, see annab ka reaalselt ka mingeid eeliseid turul, mitte ainult, et kliente võita, aga ka reaalsuses muudes asjades. Et seda mainiksin roheasja juurde, et roheasi on rohe, see on hea, see on tore, aga seda tehakse ka mingi tagamõttega, et kliente tegelikult nii palju tavalist väikest ehitusettevõtet ei huvita, mis torus on, kuidas see on, tema tahab seda maha panna, aga seal on nagu nõuded, mis nüüd ka otsast vaikselt rakendatakse. Nii, materjalikatsust rääksime, reklamatsioonid, kvaliteediprobleemid tuleb ette, siukseid halvasti toodetud mingid tootmispraaki, mis läheb 2 silma vahelt läbi, seda tuleb kõvasti, siis tuleb kantud juhul hakata katsetega siis kliendile tõestama, et meie tootsime reaalsuses näiteks kas normile vastavat toru, kui ei olnud normile vastav toru, et ongi meil tulnud mingi tootmispraak, mis on läbi pääsenud, siis tuleb ka sellega tegeleda, kohe eemaldada meie siis platsi pealt, siis laoplatsi pealt, et kogu see süsteem hakkab siis ka jooksma. Ja ohutusjuhina panin siia ka veel ohtude registreerimise ja pideva parenduse, et siuksed suuremad parendusprojektid asjad, millega igapäevaselt tegeleb.
ja noh, muidugi kõikide nende asjade kohta on päevas hästi palju koosolekuid, et kui te üks ala valite ja tahate seal midagi suuremas korporatsioonis teha, siis kõige kohta tuleb väga palju rääkida koosolekutel. Et mainin ka ära, et Pipelife Eesti AS kuulub siis Wienerberger Gruppi. Wienerberger Grupp on mitusada aastat vana ettevõte. See Wienerberger Grupile kuulub umbes 240 tehast üle Euroopa. Hästi palju inimesi, hästi palju erinevat informatsiooni meil on regioonidesse jagatud, kogu see info jagamine, ka need EPD-de struktuurid ja kogu see üksteise abistamine, see on siuke suurtes korporatsioonides väga, väga hea, selles mõttes, et ma tunnen, et ma ei ole kunagi üksi, kui mul on probleem, 240 tehast on veel, kellelgi on kindlasti olnud seda probleemi, saan alati küsida kellegi käest abi. Siuke väga hea. Nii, panin siia mainimist väärt punktid, mis olid siis ka tudengite poolt küsimuste põhjal tehtud, et magistriõpingud versus siis bakalaureus, et head ja vead, et minu puhul bakalaureus olid siuksed üldised teadmised. Mu baka lõputöö küll oli väga siuke spetsiifilisel teemal, mida ma tegin, aga need ained ja muud asjad, mida me siis õppisime, jäid siukseks üldisteks. Mul ei olnud kindlat siukest nagu suundumust, mul ei olnud nagu kindla ala teadmisi, ma teadsin midagi natukene kõigest, ma teadsin puidust natukene, tekstiilist natukene, plastist midagi, et sellega ma nagu ei tundnud ennast kindlalt, et kuhugi nagu minna, et ma nüüd ütlengi, et ma tean 3 erinevast asjast, tean nagu midagi, et mul nagu täpselt ei ole millegiga nagu lööma minna. Siis ma mõtlesin, et okei, ma teen kohe magistri otsa ära, et see 2 aastat ei ole pikk aeg. Samal ajal käisin ju kõrvalt nagu nii tööl ka, et mingid siukseid probleeme, muresid ei olnud. Ühikas on väga odav, ma ei tea, kas siiani on ühikas väga hea elada, maksid mingi 60 € kuus, võisid rahulikult olla seal tollel ajal, kui mina käisin. Mina lõpetasin 2018 aastal, ma mainin ära, ma ei tea, mis praegu hinnaks on, võib-olla on rohkem. Et tegin selle magistri ära, mul oli kindel suuldumus, mul oli kindlad teadmised, ma võisin minna täpselt sinna plastialale näiteks. Ma mäletan, kui minu siis otsene juht, kes praegu on siis tehase juht, küsis ka minu käest erinevaid plastiga seotud küsimusi. Küll ta tahtis ka muid Exceli asju teada, aga ka plastiga seotud asju ja ma oskasin talle vastata ja teda panigi natuke imestama see, et tuleb keegi, kes oskab neile küsimustele vastata, kes ei ole töötanud varem sellel alal. Et kindlasti väga hea, ma ei tea, praktilised teadmised väga kõvasti aitavad kaasa, mis siit saab veel. Nii, magistrikraadi kasulikkus töömaastikul. Mainime ära, et kindlasti mitmel positsioonil, kus ma kunagi olen vaadanud, et kui tahetakse juhi positsioonile edasi liikuda just nagu kvaliteedijuhi peale, näiteks kas või tootmisjuhi peale, projektijuhi peale, kui tahetakse tegeleda siuksel alal, et enamus kohtades siuke väike aga on seal juures, et näiteks meie ettevõttes peab olema kvaliteedijuhil vähemalt magistrikraad. Et sul peavad olema kindlad teadmised ja see magistrikraad peab olema siis kas seal plastivaldkonnas kuskil keemia või plastivaldkonnas. Et paljudes teistes Pipelife'ides on see, paljud kohad, kuhu ma mujale kandideerisin, mis tegelevad plastiga, oli vähemalt kas siis bakalaureus ja pooltel kohtadel oli siuke magistrikraad, kui tahta kõrgemale positsioonile. Laborist alati ei ole tarvis. Mina alustasin ka laborist, kuigi mul oli magister tegemisel veel. Nii, töötamine kooli kõrvalt. Rääkisin ka sellest juba. Väga hästi sai hakkama enda kogemustest rääkides. Ma käisin üsna nagu paindlikult töö juures, ma tegin ka nädalavahetuseti. See tähendas, et ma sain nädala sees ka vahepeal töölt poppi teha. Kuna siuke laboritöö ei olnud siuke väga kriitiline, meil ei olnud aja piiranguga töö või siis mul lihtsalt vedas siukse töökohaga, aga sai ka nädalavahetuseti teha. Ehk siis nädala sees olin 3 päeva tööl, nädalavahetusel, kui mul jäi midagi nagu lappama, siis ma sain töö juurde minna ära teha, et koolis samal ajal käia ja magistrikraadi teha ei olnud väga raske. Magistrikraadi see õppekava on üsna niimoodi koostatud, vähemalt minu ajal oli, et vaba aega jääb päris ilusti üle, kas siis enne tunde, enne loenguid või siis peale loenguid näiteks tööasjadega tegeleda. Enese täiendamine ka, et enese täiendamist muidugi ma soovitan kõigile. Tehke kõik võimalikud koolitused, kui ettevõtte pakub, kus te praegu töötate. Ma ei tea, tehke omale tõstukijuhi load, tehke omale tuletööde load. Minul on tõstukijuhi load, mul on tuletööde load. Ma istun kontoris,
Reaalsuses ma saan kõik LinkedIni ka panna. Mul on näiteks ka Lean Six Sigma Green Belt on mul olemas, see on siis projekti juhtimise teema. Ma olen selle ära teinud, mul on võimalus, ma olen siseaudiitori koolituse ära teinud, ma olen teinud ISO-de koolitused 9001, 14001, 50001. Et kogu see portfell, mida te kogute, enese teadmine, et mitte ainult kui ülikoolis, kui te ka ülikoolis võtate juurde näiteks disainid ja teete midagi. Et reaalsuses, kui mina otsisin omale laboranti, siis ma vaatasin ka selle pilguga, et kas see inimene on nagu peale õpingute ka veel midagi teinud. Suva, mis koolitused nad ongi, vahet ei ole kas või tuletööde spetsialist siis, aga tule laborisse tööle, vähemalt sul on midagi juures, see tähendab, et sa tegeled millegagi. Et kõik need asjad ainult kasuks, lükkake LinkedIni üles ja ma uskuge mind, et tööpakkumisi tuleb väga palju. Et minul peale näiteks neid projektijuhtimise koolitusi ja neid ISO audiitorite koolitusi asju, et minul hakkas tulema vähemalt 6 korra, tuleb mingi tööpakkumine, mis pakub mulle siis, ma ei tea, ongi projektijuhi asju näiteks on pakutud mulle päris palju. Et see kõik on päris lahe. Ja ootused peale kooli ja reaalsus. Rääkisin hea jutu maha, et käisin tööl ja tegin kõike ja elu oli väga ilus, aga reaalsuses bakalaureuse, kui ma käisin tööl, ehituse peal ma teenisin rohkem raha, ehituse peal ma teenisin vähemalt 2-kordsed rohkem raha, kui siis, kui ma läksin laborisse tööle näiteks Krimeltesse. Ehk siis kvaliteedikeemikutele ei makstud palju tollel hetkel, ka praegusel hetkel ma ei ole kuulnud, et palju makstakse. Lihtsalt oli vaja erialast kogemust, et kui ma tahan kuhugi minna, siis mul on vähemalt võimalus öelda, et ma olen 2 aastat seal töötanud, ma saan nagu mingile paremale positsioonile minna. Ka laboritehnikuna, kui ma läksin, sain natuke rohkem kui kvaliteedikeemikuna palka. Siiski ei olnud nagu piisavalt, ehituse peal sai ikkagi rohkem. Ehituse peal toore jõuga teenis rohkem raha kui siis see, et sa oled 5 aastat õppinud, aga siis järjest see kogemuse pealt lisa enese täiendamise, et igasugused kursused, mis juurde võtad, kogu sellega kasvatad oma pagasit, kasvatad ka seda õigust endale raha juurde küsida. Mitte lihtsalt selles mõttes, et sa lähed ja ütled, et ma tahan nüüd raha, küsitakse miks. Ma ei tea, ma olen siin olnud, see ei tööta, kui te lähete küsima, et ma tahaksin nüüd näiteks juurde saada palgalisa, ma olen teinud seda, ma olen koolitatud, ma olen väärtuslikum tööline, mul on rohkem kogemust, ma aitasin näiteks kedagi projektiga kaasa. See annab juba juurde ja põhimõtteliselt, kui tööandja sellele juba ei ütleb, siis ei ole nagu õige töökoht, kui inimene ennast pidevalt nagu täiendab, tal on lisaoskused, tal on lisaväärtus ettevõttes, et see on mind viinud sinna maale, kus ma saan öelda, et mina saan nüüd väga hästi, olen tasustatud. Ma olen teinud selle nimel väga palju, ma olen hästi palju juhipositsioone omale saanud, ma siiamaani teen enese täiendamist, mul on siiamaani koolitused, EPD-de koolitused mul siiani käivad veel, teen neid ka endale juurde, et ma saaksin EcoChainis, saaksin siis enda paberi kätte, et ma olen nüüd sertifitseeritud EPD-de tegija. Jah, selline. Aitäh teile, läks pikaks. Aitäh inspireerivatele esinejatele. Ma iga kord kuulan neid selliseid tutvustusi või nii, kes räägivad oma erialast nii innustavalt, siis iga kord mõtlen, et tahaks ka minna seda õppima. Nii et kui te siis 76-aastast inimest kuskil magistrikraadile sisseastujate seas näete, et siis sul on mina. Tegelikult nali, ma ei ole inseneeria taustaga, nii et jumal tänatud, et mind ei võeta siia. Aga programmijuhid on ka oodanud, et sõna saada, nii et kes tahab, siis ma annan mikrofoni. Programmi juhtidest, et tervist, mina olen, ma ei tea, kas ma üldse vajan mikrofoni. Mul on hääl on nii kõva, et võib-olla ma räägin liiga kõvasti. Teamsi muidu ei kuule. Selge, mina olen Kristi Timmo, rohelised energiatehnoloogia magistrikava Tallinnas õpetatava peaeriala programmijuht. Ja räägin teile paari sõnaga, mis see programm endas kujutab. Et selle programmi ülesehitamisel on otseselt lähtutud avaliku sektori ettevõtluse ja teadusvaldkonna vajadustest ja peamine eesmärk on koolitada järgmise põlvkonna arendusspetsialiste, kes siis juhiks tehnoloogilisi uuendusi ja lahendaks nii energeetika kui ka keskkonna valdkonna alaseid väljakutseid. Ja milles selle programmi olulisus ja vajadus seisneb,
nii Euroopas kui ka Eestis seisame me silmitsi inseneride puudusega ja rohepöörde eesmärkide saavutamiseks vajame me teaduspõhiseid ja ka praktilisi kogemusi omavaid eksperte, kes lahendaksid tehnoloogilisi uuendusi ehk siis uusi tehnoloogiliste väljakutseid. Ja lisaks on seoses Euroopa Liidu roheleppega kasvanud ka valdkonna ettevõtete arv mitmekordselt Eestis ehk sellega seoses samuti on suurenenud materjalitehnoloogide, tootearendajate kui ka elektriinseneride ja arendusinseneride vajadus. Ja mida see programm pakub? Programmi fookuses on päikese, tuule ja vesiniku energiatehnoloogiad, mis on ka võtmetehnoloogiateks kõikide suuremate valdkondade, nii transpordi, ehitussektori kui ka tööstuse elektrifitseerimisel. Ja peamised valdkonnad ongi siis päikese ja tuuleenergiatehnoloogiate süsteemid, samuti vesiniku akutehnoloogiad, ka materjalide tehnoloogiate rakendused ning lisaks veel ringmajanduse põhimõtete rakendamine, tehnoloogia, ettevõtlus ja innovatsioon, ka roheliste energiatehnoloogiate ja nendega seotud seadmete ja materjalide elutsükli analüüs ning teadustöö alused ja projektiained, millede eesmärk on arendada magistrantide võimet lahendada siis nii ettevõtetes kui ka teaduslaborites ette tulevaid probleeme. Ja kindlasti on programmi tugevuseks interdistsiplinaarsus ja lisaks veel ka praktiline suunitlus, mida siis toetavad nii Tallinna Tehnikaülikooli Materjali- ja Keskkonnatehnoloogia Instituudi kui ka Elektroenergeetika ja Mehhatroonika Instituudi ning Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi tippteadus ja ka tugev koostöö valdkonna ettevõtetega, sealhulgas siis Roofit Solar, SolarStone, siin Henri meil töötab seal ja esindab, ka Eesti Energia, Stargate Hydrogen, UpCatalyst ja nii edasi. Neid ettevõtteid on päris palju, kelle käest me saame siis projektiainete raames teemasid ja tudengitel tekivad otsesed kontaktid. Ja mis siis on meie lõpetajate kompetentsid? Et läbides selle magistrikava on sul põhjalikud teadmised päikese, vesiniku, tuule ja akuenergiatehnoloogiate ja elektri turgude toimimise põhimõtete kohta. Samuti oskus kasutada innovaatilisi digitaalseid lahendusi tootmisprotsesside ja energiasüsteemide modelleerimisel ja juhtimisel ning võime ka analüüsida, kohandada ja juurutada uusi tehnoloogiaid, edendamaks siis rohepööret. Ja mis on meie lõpetajate karjääriväljavaated? Siin oli ka ette saadetud küsimusi ja huvitas, et nii palju võin öelda, et meie esimene lend lõpetajaid, kes siis lõpetasid eelmisel kevadel 2024, on edukalt sisenenud ettevõtlusmaailma ehk siis tööturule ja tõestanud programmi kvaliteeti. Nad on leidnud tööd ka lisaks ettevõtetele ka avalikus sektoris ja teadusasutustes ning mõningad lõpetajad, kes nüüd meil see kevad lõpetavad, on jätkamas ka oma õpinguid doktorantuuris ehk siis sellega kinnitavad ka programmi tugevat teaduslikku vundamenti. Ja kokkuvõtteks tahakski öelda, et rohelised energiatehnoloogiad magistrikava on vastus kiirelt kasvavale vajadusele uue põlvkonna teadlaste ja inseneride järele ja see programm pakub ainulaadset
ainulaadsed platvormi siis ütleme teaduspõhisest haridusest ja praktilistest kogemustest ning tihedast koostööst tööstuse ja teadusmaailmaga. Ehk siis rohkem ma praegu ei räägi, sest ega meile palju aega siin ei antud, öeldi, et 5 minutit. Nii et kui küsimusi on, siis kindlasti ma olen siin olemas ja tulge ja küsige, siis saab täpsemalt rääkida. Aitäh teile! Selline huvitav keemia õppekava, et me oleme teinud selle ümber nüüd viimase aasta jooksul väga palju panustanud selles, et meil oleks hästi atraktiivsed ja kaasaegsed õppeained. Ja esmalt siis me oleme teinud ümber vastuvõtutingimused, et selleks, et tulla säästvad keemiatehnoloogiad õppekavale õppima, ei pea omandama eelnevalt keemiaalast haridust, vaid piisab ka sellest, kui teil on bakalaureuse kraad ja lähedasel erialal töökogemus. Aga nendest õppeainetest, mida saab sellel õppekaval õppida, on näiteks instrumentaalanalüüsi erikursus, polümeride erikursus, erinevad keemiaalased arvutiprogrammide tundmaõppimine, siis kiirguskaitse ja tuumatehnoloogia õppeaine ja sissejuhatus tuumaenergeetikasse. Nende õppeainetega on väga huvitav lugu, et me olime Tartus Haridus- ja Teadusministeeriumi kohtumisel, kus osales ka minu klassiõde Siiri Salupere Tartu Ülikoolist ja seal tekkis selline ühine mõte, et kuskil Eestis peaks hakkama kiirguskaitse tuumaenergeetikaga seonduvaid õppeaineid õpetama ja panime selle programmi kokku. Mis veel on see, et see õppekava toimub sessioonõppes ehk üle nädalavahetuseti saab väga hästi tööeluga siduda ja meil on tõesti ka inspireeritud õppejõud ja soovime kogu kolledžiga anda parima panuse selleks, et üliõpilased oleksid rahul ja neile individuaalset õpperada võimaldada. Nii et kutsuks kõiki vähemalt tutvuma selle säästvad keemiatehnoloogiad õppekavaga. Aitäh! Hakka enne. Järgmine. Jop. See. Oota, panen sulle. Nii. Tuli nende. Jaha, tuli küll. Kas seda saab ka jagada? Selles mõttes, et Proovi, kas ta läheb enne teised ei läinud millegi külast. Jop, see olemas. Nii et selline õppekava nagu keskkonnatehnoloogiad ja strateegiad. Mina olen õppekava programmi juht Marina Kryczewska ja näen ka tuttavad näod. Jah, hea küll. Okay. Millest ma tahtsin rääkida, see on siis uuem versioon. Eelmine õppekava nimetus oli keskkonnakaitse tehnoloogia. Siin meil on keskkonnatehnoloogiad ja strateegiad, et just see strateegiad tulid juurde, ehk siis millest ka Liina rääkis, ehk siis kõik need vajalikud õppeained on nüüd meil olemas, need, mis vastavad ka tööturu nõuetele, ehk siis keskkonnapoliitika, kõik need auditid, kõik need vajalikud arvutused, kas või süsiniku jalajälje näiteks. Nii et selline klassikaline õppekava päevaõppes, aga jällegi me arvestame sellega, et meie magistrandid peaksid, üldjuhul nad töötavad ja see on siis kokkuleppel tööandjatega küll tavaliselt, aga nad jõuavad päevaõppes õppida ilma probleemideta, ma ütleksin niimoodi.
Hariduse nõuded, kõrgharidus loodus- ja tehnikateadustes, ehk siis meile täitsa sobivad need, kellel on see esimene bakalaureus tehtud loodusteadustes. Meil on selleks, me arvestame sellega, et on olemas sellised spetsiifilised õppeained, kes ei ole inseneeria varem kokku puutunud, on näiteks keemiatehnika alused, kus räägitakse just, see on selline inseneeria valdkonna õppeaine, see on valikaine just nendele suunatud, see on bakalaureustele mõeldud üldjuhul, kes saavad seda võtta. Nii et soovitame nendele, kes ei olnud enne, ehk siis varem sellega kokku puutunud just selle valdkonnaga ja vastupidi, kes ei ole kunagi keskkonnatehnoloogiat õppinud, jällegi seal on keskkonnatehnoloogia valikursus nendele, kes soovivad selles valdkonnas just alustada, nii et need võimalused on seal täitsa olemas. Eesmärk, no jah, see eesmärk on selline laiapõhjaline ja siin on just võtmesõnaks seesama laiapõhjaline ettevalmistus keskkonnatehnoloogia valdkonnas ja me ootame neid, kes soovivad jätkata samas valdkonnas või ümber õppida. Nii et kõik need võimalused on seal olemas ja me sellega ka arvestame, ehk siis need põhilised töökohad, et olid sellised küsimused. Tööstuses oodatakse keskkonnaspetsialisti, seal on erinevad nimetused, keskkonnaspetsialist, kvaliteedijuht on muidu, see on see tegelikult meie valdkond, jäätmekäitlus, veepuhastustehnoloogiat, ehk siis neid nimetusi on palju. Siia ma panin lõpetajate töökohad nimekirjana, et eks siis meie eelmise versiooni vilistlased, kus nad töötavad, mida siin veel ei ole, Utilitas on kindlasti seal, peab olema siin nimekirjas ja näiteks see Enefit, aga veepuhastusjaamad, reoveepuhastusjaamad, Kliimaministeerium, Keskkonnaamet, Päästeamet, Terviseamet, näiteks ettevõtted, erinevad jäätmekäitlusega tegelevad ettevõtted ja eks siis neid on palju, et kui näiteks tegin eile sellise otsingu, et keskkonnaspetsialisti töökohad, eks siis nad tulevad kohe juurde, alustades vallavalitsustest ja erinevad ettevõtted, nii et neid on tõesti, neid tuleb juurde, ma ei ütleks, et neid nii palju on, aga neid on. Ja kuidas see õppekava on kokku pandud, ehk siis esiteks meil seal käsitletakse seda keskkonna osa ESG-st, ehk siis keskkonnamajanduse juhtimist meetmete kogumist, meetmetest ja lisaks veel, kuna tegemist on inseneriteaduskonnaga, siis kindlasti sellised praktilised asjad, ehk siis kus peab midagi ka projekteerima ja arvutama, ehk siis esimene osa, kui räägitakse keskkonna osast ESG-st, siis need teemad, mis seal peavad olema kaetud, on kasvuhoonegaasid, jäätmekäitlus, erinevad kliimamuutuste leevenduse strateegiad, siis tarneahelaks siis kindlasti ringmajandus ja sellega seotud asjad ja mõisted, toote kestlik disain ja õppeained, et panin neid ka siia peale, ehk siis keskkonnapoliitikast kindlasti räägime. Sellised huvitavad õppeained nagu säästlik puhtam tootmine, keskkonnatehnoloogia, keskkonnamõju hindamine, keskkonnajuhtimissüsteem, ringmajanduslik tootedisain, õiguslikud aspektid, ehk siis käsitletakse neid erinevaid seadusi ja direktiive ja mis tulevad ka juurde ja ka jooksvalt. See teine osa on selline praktilisem osa, ehk siis me töötame ka laborites. Ja tavaliselt tunniplaanis kõik need laborid on päeva teises pooles, ehk siis näiteks räägime saasteainetest, me tegelikult on võimalus töötada ka seadmetega, analüütiliste seadmetega laborites, ehk siis vaadata, millega teostatakse seda seiret keskkonnas. Elutsükli analüüs, tarkvarakasutus, ehk siis see on praktikum ja praktikum arvutiklassis. Suurandmete analüüs ja selline õppeaine nagu keskkonnaandmete töötlus, ehk siis big data ja sellest me ka räägime.
Projekteerimine kasutades tarkvara jällegi ja seal projekteeritakse mitte ainult keskkonnatehnoloogilise protsessi, vaid ka, no see on keemiatehnoloogia protsessid, aga just selleks, et näidata jällegi see projekteerimine, see on eritarkvara, erialane tarkvara arvutiklassis ja sealt on näiteks üliõpilastel võimalus näidata või vaadata kohe, et kuivõrd palju tooraineid on vaja kasutada selleks, et ravimitööstuses toota ravimit või ravimiainet. Jäätmekäitlus ja jällegi praktikumiga, ehk siis seal on tahked jäätmed ja tahkede jäätmete analüüs ja mida nendega saab teha. Lisaks veel tehnilis-majanduslik analüüs, jällegi see on ka tarkvara, ehk siis hästi palju selliseid arvutusi ja protsessi simulatsioone. Näete, et selle paremal on ka vastavad õppeained, mida meil nüüd uues versioonis on olemas ja siin ma lihtsalt panin selline tüüpiline kava, ehk siis seesama algusmoment, ehk siis kohustuslik ained, keskkonnapoliitika, keskkonnasaaste analüüseere, tehnoloogia ettevõtlus ja vot selleks, et ühtlustada tudengite tausta, meil on olemas selline valikaine nagu keemiatehnika alused või siis keskkonnatehnoloogia, nii et alustame keskkonnapoliitikaga. Järgmine semester seal on see elutsükli analüüs, ka kohustuslik aine näiteks, aga ka protsesside projekteerimine ja kaasaegsed keskkonnatehnoloogia protsessid, ehk siis veetöötlus, reoveetöötlus, jäätmekäitlus, õhu puhastus, ehk siis kõik need tehnoloogiad on seal olemas ja viimane semester näiteks siin on, tagasi läinud. Nii, siin on keskkonnamõju hindamine, keskkonnajuhtimissüsteem, aga ka võimalus tutvustada keskkonnaandmete töötlusega, ja lisaks need valikained, mis on siin olemas ja see on minu poolt kõik, veel ütlen nii palju võib-olla, et töökogemust kindlasti vaja ei ole, seal oli küsimus ka nende küsimuste vahel, mida te meie edastasite, ehk siis kas on vaja töökogemust, kuna nõutakse selle vestlus ja CV, ei, seda küll vaja ei ole, ehk siis CV-d on vaja olla selleks, et aru saada, mis on inimese taust, kust ta tuleb, võib-olla veel mingid huvid, millega ta on vahepeal tegelenud, nii et lihtsalt see on pigem tutvustamiseks teiega, mitte selleks, et töökogemust sealt otsida. Nii, ja nüüd ma lõpetan. Suur tänu. Keegi tahab veel sõna programmijuhtidest? Selge. No nii, ega see ongi selle nii-öelda viimase kõne nagu eesmärk on olla võimalik lühikene. Et ma arvan, et teil oli kõigil täna väga huvitav seminar ja lõpetuseks siis Marko Oolo tegelikult tõi väga hästi välja selle puidu, plasti, tekstiili, tehnoloogia magistrikava nagu eripära, et meil on päris suur roll on projektõppel ja probleemõppel ja tegelikult me omandame või ütleme, anname nagu võimaluse tudengitele omandada päris palju eluks vajaminevaid oskusi, ehk siis sa pead projektides, kui sul on reaalne tootearendusprojekt, siis sa pead oskama ka koordineerida teiste tööd, ehk siis jagada teistele tudengitele ülesandeid ja vaadata, et nad ka need ülesanded ära täidavad, ehk siis tegelikult see sotsiaalne suhtlus ja kommunikatsioon on väga oluline. Ja tudengite seas on, õppijal on alati hea meel näha mõnda tudengit, kes suudab ka teised aktiivselt grupis tööle panna. Et see grupi töö eesmärk ei ole mitte, et üks-kaks arutavad ja teised siis tegelevad muude asjadega, vaid panustada nagu korraga. Aga puidu, plasti, tekstiili tehnoloogial nagu välja tõidi, on tegelikult siis spetsialiseerumised
plasti- või tekstiilitehnoloogia ja puidutehnoloogia ja tegelikult täna nad nii kitsad enam ei ole, et me oleme puidutehnoloogia valdkonnas lisaks siis mehaanilise väärindamine, mis siis algab sealt saematerjalist, vineeritöötmisest, tootmisest ja lõpeb puitmajadega tehase puitmajade tootmisega, mis on meil ka õppeainena seal kursusel sees, ühe kursusena sees nagu, vaid nüüd me toome sinna juurde rohkem ka puidukeemiat ja meil on olnud 4 aastat koostööd Prantsuse, Belgia ja Soome tippülikoolidega, kus meil on olnud siis ühisõppekava ja ühisõppekava üliõpilased on õppinud siis pool aastat Tallinna Tehnikaülikoolis ja siis on siis nii European Master of Chemical Technology and Bioengineering on olnud nagu eesmärk ja me oleme valinud siis bioloogia ja keemia taustaga parimaid üliõpilasi üle maailma sinna õppima ja loomulikult on see toonud meile doktorante nii meie enda lõpetajatelt kui ka siis rahvusvahelise kava, ütleme siis selle ühisõppekava lõpetajatest. Aga võib-olla see pool, mis on nagu oluline, et see lõputöö teostamine on tegelikult ka juba läbi selle projektõppe paika pandud ja juba esimesest semestrist algab tihe koostöö nii teadusprojekti elluviimisel kui ka siis ettevõtlusprojekti elluviimisel, et sõltub, mis teemas on. Ja see siis valmistab hästi ette magistritööks ja ka selle kaitsmiseks ja tegelikult meil on ka 3 erineva siis erialaliidu stipendiumi, nii tekstiili rõivaliidu stipendium, Eesti mööblitootjate liidu stipendium magistriõppes kui ka siis Eesti metsa- ja puidutööstuse liidu stipendium. Nii et nendel on võimalik läbi Tehnikaülikooli arengufondi kandideerida ja ma ütlen, et iga nädalaselt tegelikult helistatakse ja küsitakse tudengite kohta, et kas te oskate meile kedagi soovitada. Väga erinevates valdkondades tegutsevad ettevõtted tegelikult soovivad nii laboritehnikud on kindlasti väga oluline alguspunkt, sest järjest rohkem tuleb tegeleda toodete ja nii sisendmaterjali katsetamisega kui ka väljaminevate toodete katsetamisega. Kvaliteedispetsialistid on kindlasti oluline jätkusuutlikkuse valdkond, mille Marko täna hästi välja tõi. Keskkonnavaldkond, millest Marina tegelikult rääkis, et kõik see ESG ja see pool on toonud ettevõtetele väga suure peavalu kaasa. Õnneks see nüüd lükati 2 aastat edasi, see kehtima hakkamine, nii et ettevõtted said natuke hingamisaega. Aga et ärge vaadake nii kitsalt, et õppige arendage ennast ja neid võimalusi Eesti tööstuses ja tulevikus saada kogemusi läbi rahvusvahelises kontsernis töötamisega teistes ettevõtetes on palju, et ühe näitena võib-olla saan tuua üliõpilasi, kes meil õppides, lõpetades töötas Rakveres ja Eldvenis, sealt ta jõudis lõpuks siis Volvosse kvaliteedispetsialistina tööle, et tegelikult see töökarjäär teeb väga huvitavaid pöördeid, nii et tuleb nagu ise ka sinna panustada, lisaks siis ülikooli haridusele olla nii-öelda aktiivne üliõpilane, panustada ka siis student ambassadorina näiteks, kui te käite kuskil Erasmuse õpingutel, siis reklaamite teistele tudengitele, kui te käite kuskil ägedas ettevõttes praktikal, reklaamite seda ettevõtet oma sõpradele, sest teie tegelikult moodustategi selle võrgustiku, mis siis pakub tulevastele tudengitele nagu seda head maandumisplatsi või. Et nemad saavad oma karjääri ka samamoodi üles ehitada, nagu te täna kuulsite, et see karjääri ehitamine samm-sammult käib. Et esimene hetk võib-olla tõesti lihtsate töödega teenib kuskil sektoris rohkem kui siis ülikooli haridusega, aga kui te järk-järgult karjääri üles ehitate ja teil on olemas magistrikraad, siis see peaks juba tähendama ka seda, et teil on hoopis uued võimalused tööle kandideerida. Et tegelikult see on nagu selle mõte. Et see on pikk protsess, et kohe ei juhtu kõik asjad, aga paar aastat nii-öelda enese arendamist ja harimist ettevõttes seda märgatakse ja te jõuate järgmisele nii-öelda pulgale karjääriredelile. Aitäh! Kas teil on küsimusi kellelegi? Et ma jooksen siis mikrofoniga ja...
võin öelda, et mina alustasin oma lõputöö kirjutamisega magistris. Et mina alustasin oma lõputöö kirjutamisega magistris juba arvatavasti 3.-4. nädalal, et meil teemad jagati laiali ja siis kas oli iga nädal või üle nädala olid meil siuksed praktikumid, kus me juba tegelesime oma magistri lõputööga. Et sellel hetkel, kui viimasel semestril siis kõik inimesed on maksimaalselt närvis, üritavad seal 3 kuuga imet luua ja 90 lehekülge materjali ära kirjutada, siis tolleks hetkeks oli minul enamus tööst oli valmis, põhimõtteliselt mustand oli olemas, katsed olid peaaegu lõpule juba viidud, jutt oli juba kõik olemas, et enamasti oli lihtsalt ainult vormistamise küsimus, et kogu see stress, kogu see pinge oli reaalselt 2 aasta peale nagu laiali jagatud. Et väga suur boonus, kui tahate nagu järjepidevalt sellega töötada. Muidugi ma olin laisk, ma lasin päris mitu korda üle ka, nagu mitu nädalat, nagu ma ei käinud seal kohal, ma ei teinud praktikumi, sest mul oli võib-olla midagi paremat teha, no arvatavasti pidudel või kuskil olla. Aga jällegi, mul oli see võimalus läbi 2 aasta kogu aeg seda teha, ehk siis mul ei olnud viimase hetke kiirustamist, mul ei olnud seda, et ma nüüd iga nädalavahetus olen kohal ja pean selle aja raiskama. Ma siiski sain nagu planeerida ja ma tegin omale päris tugeva pinna ette selle lõputöö vormistamisele sellel hetkel, kui minul näiteks kõik sõbrad, kes olid näiteks IT-alal või kuskil, kirjutasid koodi, tõmbasid seal juuksed peast ära, sest miski ei tulnud välja. Hull jama oli seal üldse nagu kuskil retsenseerida seda asja. Hästi raske oli, minul oli suhteliselt siuke smooth sailing, ma olin nagu chill. Mõtlesin, et mul on juba nii palju valmis, mul on kõik olemas, selles mõttes ainult vormistamise küsimus ja päris hea, siuke stress-free, väga soovitan, siuke väga hea lahendus. Kas nüüd on küsimusi? Küsimus tegelikult energeetika valdkonna ja no Karoliina vist esindab ka energeetika valdkonna. Et küsimus selline, et soov on tulla nagu magistrisse, aga ise elan Tallinnas ja töötab inimene, et kuidas on parem, kuidas te arvate, et kas Tallinnas saab nagu neid 2 asja kokku viia või peab sessiooni ikkagi minema Kohtla-Järvele sessiooniõppesse? Kas teil on soov õppida ikkagi Kohtla-Järvel või Tallinnas? See on teie ise valik. No soov on õppida, aga Kohtla-Järvel väga ei tahaks nagu eriti käia, aga sooviks Tallinnas, aga ma ei ole kindel, et Tallinnas saab jätkata töötaval inimesel. Ja siis on peaeriala 1, mis toimub Tallinnas. Tallinna Tehnikaülikooli kodulehel on rohelised energiatehnoloogiad koduleht olemas ja seal on mõlemate peaerialade sisu välja toodud. Et vaadake ka seda infot, et kumba peaerialade õppida tahate ja kui te soovite õppida päevaõppes, siis Henri just rääkis, et kõik on võimalik ja töö kõrvalt täitsa saab selle päevaõppega hakkama. Ja üks asi, mis veel on, et kuna sellel erialal on teadustöö projekti ained, siis tegelikult nende ainete raames lahendataksegi probleeme, mida kuskil kas siis ettevõtte põhiseid või teaduslaboris ja loenguid otseselt ei toimu. Et te saategi näiteks oma kuskil, kui te töötate sellises valdkonnas, siis on võimalik teil tegeleda nende projekti ainetega hoopis oma ettevõtte juures. Aitäh! Ja, ma tahtsingi täiendada natukene lihtsalt, kui tudengi läbi silmade, eks ole, seda kogemust. Et üks asi on kindlasti ka see, et ma ei tea, kuidas sinu tööandja seda kõike nagu vastu võtab, et mina alustasin päris 0,5 töökohaga nii-öelda ja töötasin ennast kuni 1.0 välja. Aga mis mul oligi see, et ma tegin 0,5 tegin ära ja ma tegin mingisugused ained, mida ma sain ette teha. Ma tegin kohe korraga ära, et ma tõstsin alguses nii-öelda esimeste semestrite jooksul nagu koormus üles. Teades, ma tahan 1 aasta pärast teha rohkem tööd ja vähem koolis käia ja nagu niimoodi kavaldasin seda süsteemi. Et kus on võimalik seal natukene
mina kahjuks ei saa endale lubada 0,5. no arusaadav on ju, aga ma ütlengi, et tegelikult see on võimalik selles mõttes, et ma nagu ma ütlesingi, et mul oli enda ettevõtmine, siis oli töö veel ja siis oli veel omakorda veel kool on ju. Ja noh, et kõik on võimalik, et saab küll ja ma lõpus tegingi üks nulliga just. Tahtsin küsida Karoliina käest ka, et ma kuulsin, et need teie juures ei ole iga aasta neid vastuvõtud. Ei, vastuvõtt toimub iga aasta. Iga aasta? Ja mul oli slaid, et toimuvad need vestlused 4 korda aastas, aga vastuvõtt on siis iga aasta. Aitäh. Kui teil on küsimused sessiooni õppe kohta, mis toimub Kohtla-Järvel, siis võime nagu rääkida pärast tundi, et ma räägin rohkem sellest, kui teil on huvi. Annan veel kellelegi mikrofoni. Ma küsiksin selle kohta, et nii rohelist energiatehnoloogiat kui ka selle teise õppekava strateegiad ja keskkonnatehnoloogiad ja strateegiad, et kuidas need konkureerivad näiteks teiste lähisülikoolide sarnaste õppekavadega Soomes, Rootsis, Tartu Ülikoolis? Mis on TalTechi eelis antud olukorras või nende õppekavad eelis? Mina ütleksin niimoodi, et ma just vaatasin hiljuti, et mis pakub Tartu Ülikool, et seal on ingliskeelne ühine õppekava Maaülikooliga, kus on jutt keskkonnatehnoloogiatest, aga ikkagi seal on natuke rohkem pigem Maaülikooli ekspertiis on natuke mujal, ehk siis seal on geoloogia, seal on geograafia, seal on bioloogiat rohkem kui meil. Meil on ikkagi pigem tehnoloogiatest on juttu pluss seesama teooria, mis selle juurde tuleb. Ja Skandinaavias on olemas environmental engineering, ehk siis seal on insenerid ja muidugi nüüd juurde tulevad ka need samad strateegiad, aga üldjuhul seal on rohkem suunatud, ehk siis meil ma ütleksin, et natuke võib-olla ikkagi selline pehmem variant, ehk siis seal on hästi palju just otseselt tehnoloogiatega seonduvaid aineid, nii et vot see vahe. Aitäh! Nõustun sinu jutuga, et selles suhtes, et rohelised energiatehnoloogiad, mis ongi nagu meie kava tugevused ja mida siin just õpetatakse, ongi just see tehnoloogiline pool. Et muidu on nagu see energiaturud, võrgud, süsteemid, aga lisaks sellele kõigele, et fundamentaalteadus, kuidas üldse päikeseenergeetika, tuuleenergeetika, vesiniku ja energiatehnoloogiad töötavad ja nii edasi, et see on selle programmi kindlasti erisus. Aitäh! Annan veel kellelegi, on küsimusi veel? Et kes avalikult ei julge küsida, et siis programmijuhid on siin, et panen mikri kinni, siis võite otse minna ka küsima. Et ma korra vaatan, et kas meil on Teamsis ka 2 inimest. Et kui on siin küsimusi, siis võib chati kirjutada näiteks või et kui küsimusi ei ole, et siis ma ütlen aitäh. Ja ma loodan, et te saite head infot või inspireerivaid mõtteid edasiseks valikuks. Et siis lõpetame nii-öelda ametliku osa ära ja siis kes tahab, siis saab veel programmijuhtidega rääkida. Aga aitäh teile!